et igalühel on oma hääle tugevus. Midagi ei ole teha, ma ei ole hakanud kõva häälega punnitama rääkida, kui mul on vaiksem hääl. Räägime nagu on, igaüks. Aga usume, et Jumal õnnistab ka tänaseid mõtteid ja Jumal ise juhtigu meie mõtteid ja aidaku, et alati, kui me siin midagi räägin ja et Jumal rääkigu ise meie kõigiga ja pangu see puudu olev osa, sest me oleme väga puudulikud inimesed ikkagi ja oleme lihtsalt ühed sellised, oleme lihtsalt, muud ei olegi rohkem tavaliselt, lihtsalt oleme. Tuleme siia, seisame ette, räägime, Jumal paneb puudu osa ise. Ja vaata, Piibel ütleb Efesuse 3:18, ütleb sellise sõna. Loeme näiteks selle koha. Mul väga palju kirjakohti täna ei ole, aga alustame selle mõttega, et suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus ja sügavus ja kõrgus. See on selline tuntud salm, et me kõigi pühadega suudaksime tunnetada armastuse. Et see tähendab, et Jumal on peitnud ikkagi kõigi pühade sisse mingit informatsiooni ja kui me nendega kokku saame ja koos tunnetame, räägime, siis meie informatsioon ikkagi laieneb selle võrra ja iga inimene, kes tunnistab või suu lahti teeb, ikkagi vaatad, et tal on mingi teistmoodi vaatenurk, tal on teine õnnistus, mis on Jumal talle kinkinud, mingi ilmutus, mingi saladus, mida tema jagab nii kindlalt ja veendunult. Ja see on huvitav, et Jumal on peitnud kõigi meie sisse iseennast, nagu Jumal on nagu peitnud tükikese iseennast kõigi meie sisse ja me käime ringi ja esindame Jumalat ja sellepärast me ei pea kartma ka kaugete maade rahvaid, seal on ka Jumal peidetud sisse ja me oleme nii väike rahvas, me kipume vahest kartma kõiki teisi, aga peas, et keegi meie uue peale ei tuleks, et mine tea, mis meiega siis juhtub, aga tegelikult Jumal hoiab meid, kui me suurest Jumalast kinni hoiame ja nii ta on elu, et kui hakkad jutlust mõtlema, siis käid juba linna peal ringi ja huvitav on see, et see on niisama niisugune väike mõte, et hakkad juba igas asjas nagu nägema, et äkki siit saab midagi jutlustada, et kui juba jutluse päev on tulemas ja astud poejookses sisse ja otsid mingeid mõtteid, et eks see on niisugune ameti ma ei ole mingi selle ameti mees, ma märkasin seda korraga, et et ma juba otsin mingeid mõtteid, ma kogun, käin ringi ja kogun, aga ju see ongi nagu ameti ülesanne, et kes teeb ühte tööd, see kogub ühest allikast või mõtleb sellele tööle, mis tal on vaja tegema hakata, eks ju. Jah, nii. Müügimees käib ringi ja mõtleb, kuidas müüa, näeb oma inimestest kliente igal pool, et äkki nad ostaks midagi, kuidas ma nendele lähenen, eks ju. Ärimees käib ringi ja muudkui nuputab, et midagi leiutaks huvitavat, et kust jälle äri teha. Et igal ühel tekib siuke oma, kuhu ta oma silmad paneb, sealt ta nägema asju hakkab, et huvitav, et meil on võimalik tegelikult ikkagi väga palju suumida kuskile teemasse ja hakata hoopis nägema, et seda valdkonda laiemalt ja kas või kui jalutad poes ringi, ma mõtlen, see on nii inimlik, ma käin ringi riiulite vahel ja sel hetkel, kas või seal poes, kus meie karmsad õed kaarautos töötavad, eks ju, käin seal ka ikka üsna tihti, veel on vaja ehitada, veel on teha ja nii kui iga riiuli vahel käid, näed, mul on seda vaja, nii, lähed järgmise riiuli, mul on nüüd seda vaja, siis lähed seda on ka vaja, aga nüüd unustad juba üle-eelmise asja ära, mida mul vaja oli ja kui poest välja tuled, siis mõne aja pärast pole midagi vaja. Et täpselt, kus need silmad on, seda on maru vaja, seda on marudalt vaja, aga nii kui sa selle silma sealt ära paned, siis mõne aja pärast on, rahu maa peal, siis lähed koju, näed kohvimasinad, mul on parem ühte tassi kohvi vaja. Paned käima. Aga tegelikult jälle nägin silmadega masinat, eks ju. Et me hästi palju, kuhu me oma silmad tõstame, seda meil jubedalt siis nagu väga palju vaja ongi elus. Et väga tasub muidugi vaadata, et kus meie silmad on ja kus sa elad, näiteks elad naabrite hulgas, varsti on sul seda vaja, mis on naabril, eks ju. See kipub nii olema, et nad ostavad ühesuguseid autosid ja katsuvad ühesuguseid asju seal teha ja kõik joonduvad. Et siis on turvaline tunne kuidagi, et mul on ka hästi ikka kõik, et mul on kõik korras ja
ma ei ole ka nii maha jäänud ja kõik on hästi. Niisugune turvatunne tekib, et ma ei paista. Aga selge, see on elu. Aga sellepärast ongi tore, et on igasugu inimesi ja piibel on täis inimesi, kes on vahest oma väga erilisi samme teinud ja väga huvitavaid elusid elanud, nad on lihtsalt oma silmad tõstnud väga teise koha peale, kuhu tavainimene võib-olla ei ole tõstnud. Ja tegelikult täna ma räägin, mul oli täna rääkida mõte üldse õigeusust. Ma olen natukene uurinud huvi, see on mu enda isiklik huvi, see pole mingisugune, et keegi, tekib huvi lihtsalt, vaatad, pole uurinud, tahaks uurida, mis seal on. Ja see on nagu raamat, et hakkad lugema, loed läbi, saad midagi teada. Aga mina olen hakanud nagu vahepeal vabal ajal või niimoodi või kuskil hetkel, et natuke uurin õigeusust, mis asi see on. Me elame sellega kõrval. Näiteks meil on 2 kirikut Võrus, üks on Katariina kirik ja teine on Jekateriina kirik. Üks on nagu Jekateriina oma. Ma loodan, et keegi nüüd ei pane kohe, ma ei tea, uksed kinni enda sees, et ma hakkan nüüd õigeusust rääkima. Et oleme ikkagi, kuulame, mõtleme kaasa, et ma ei ehmata selle. Aga sellepärast ma lugesingi selle kirjakoha, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada. Need on ka pühad. Ja meil on väga palju teisi uskondi ja need on kõik pühad, keda Jumal on äratanud ja üks väga pikaajaline liikumine on tegelikult õigeusk. Ja kas te ei ole selle vastu, et ma räägin sellest? Nii, selge. Et ma mõtlesin, et ma ei ehmata ära oma jutuga, et me olen baptistid nüüd korraga hakkama õigeusust rääkima. Aga ma ei saagi aru, mis baptist ma nii väga olen, ma sündisin lihtsalt siia, ma ei tea, kuidas kas laps nagu, ma ei tea, sünnib kuhugi, kas ta nüüd nii väga valib, et kas ta nüüd on keegi või ei ole. Enamasti sa sünnid kuhugi perre. Ma sündisin baptisti usklike perre, keegi sünnib õigeusu inimeste perre, keegi sünnib seal teiste usklike perre, võib-olla ja paljud siis pöörduvad äkitselt, eks. Või siis nende vanaema oli kuskil keegi, luterlane ja palvetas, eks ju. Ja neid lugusid on nii palju. Me tegelikult sünnime kuskile kogudusse ja selles mõttes me võime vabalt ju ka teisi kogudusi vaadata, ega see ei ole keelatud. Kuigi võib-olla mõni tahaks öelda, et ai, ära vaata sinna, et see ei tohi vaadata, aga tohib küll vahepeal. Ja selles mõttes õigeusus on omad sellised reeglid, omad välja kujunenud sellised vaimulikud ja praktikad, eks ju. Et see on ka omamoodi rikas usk, et seal on nagu hästi palju selliseid, pikka aega on see usk juba olnud, see on 1000 aastat, nagu katoliiklased, neid ma ei ole uurinud, ma ei tea, kuidas seal on, aga ja ausalt öeldes, ega see minu uurimus ei ole eriti sügav ka, mis ma täna räägin, aga ma räägin lihtsalt mõnda mõtet, mida ma olen millega kokku olen puutunud. Ja preestrid võivad abielluda, eks ju, preestrid võivad siis elada pereelu, mungad, eks ju, naised kui mehed annavad oma nunnateotuse või mungateotuse ja elavad kloostrites ja pühendavad täielikult palvele, kasinusele, alandlikkusele, sihukesele töökusele. Ja ma mõtlesin, et see on ka päris huvitav amet, et kui sul on riigis kloostrid või vaata, ega tervele sellele rahvale nagu palve tugi, et keegi on loobunud sellest isiklikust õnnest, eks ju, et mõnest pereõnnest või asjast, et ma teenin Jumalat, et ma parem nagu, neid õnnelikke peresid on küll ju. Meil kõigil on palju lapsi ja ma saan aru, et see on normaalne, ega Jumal ütleb paljunegi, aga mõni nagu võtab käsile ja hakkab nagu, vaata, ma toetan seda rahvast hoopis millegi muuga. Minu arust täiesti austusväärne ju pühendumus. Ja muidugi ja ühesõnaga seda usku üsna tugevalt iseloomustab selline suur pühendumus, eks ju. Ja seal on erinevad pühendumisastmed, eks ju, ka munkadel ja kas nad on seal andnud kui kange vande, et kas ta on andnud niisuguse kergema vande või tugevama vande, et kuidas ta oma elu on Jumalale pühendunud ja nüüd ütleme, siin vahepeal oli Nõukogude aeg. Ka seal õigeusk, ma räägin pigem ikkagi Venemaast, ma ei ole väga palju muud, seal on ka Kreeka õigeusk, eks ju, et seal on ka seda õigeusku paljudes ka väiksemates riikides seal, aga ütleme niisugusel Vene alal ja õigeusk tuli ju tegelikult sealt nii-öelda Türgist, eks ju, sealt Konstantinopolist.
ja kõigepealt Kiievisse. Ja Kiievis ongi kõige vanem selline, või seal on hästi vana klooster seal Kiievis, mis sai ka praegu päris kõva rünnaku, ütleme sõja ajal, eks, ja kusjuures seda profeteeriti ette, need samad preestritki oli seal, kes profeteerisid seda ette, et selline aeg tuleb. Ja aga ega neid munkasid, räägime munkadest, need on peetud natuke imelikeks, et noh, et võib-olla siin nõukogude ajal ja kiusati taga, sest ega nad olid erakud, eks ju. Nad pühendasid oma elu sellisele eraklikule elule, nad loobusid paljudest hüvedest, eks ju, me kõik tahame hästi elada, me tahame kõik on ju, nagu ma just rääkisin, et kõike tahavad, mis naabril on, eks ju. Aga vaata, munk just loobub sellest, et ta nagu võtab elada sellist, jumalale elu. Aga see on see, mida ka meie pastor räägib, et mine aga vaiksesse kambrisse, räägi aga jumalaga, eks ju. See on selline nagu veel kangem aste, et sa lähed nagu, elad nagu terve elu selles nagu seisundis, et teed täiesti nagu sellist oma palvekambri tööd, palvetad, eks ju. Ja kui sa mõtled, piibel on täis ka ju pühakuid, kes on vahest väga eraklikku elu elanud. Kui sa mõtled, et Abram läks ka ära sealt oma kultuursest linnast, Mooses eraldus ära, läks kõrbesse, eks ju, ka loobus oma mingist sellisest luksuslikust kuninglikust elust ja läks kõrbesse elama, ka eraku elu tegelikkuses. Ja tal oli selles mõttes nagu omamoodi pühendas ka elu Jumalale, näiteks kas või Mooses, et tal tekkisid konfliktid seal Egiptuses ja ta mõtles, et ma pühendan parem elu Jumalale, ma lähen sinna kõrbesse ja eks tal muud üle ka ei jäänud, elu läks nii, et pani oma kaklused ära seal ja pidi põgenema. Ja et pühendan parem elu Jumalale ja olen seal. Ja selles mõttes nendes kõrbetes ja nendes eraklikes eludes sünnib väga huvitavaid lugusid ikkagi lõppkokkuvõttes. Et Mooses oli ka ikkagi väga hästi sai Jumalaga läbi, kui sa võtad, et ta läks pärast seal rahvast juhtima ja kuidas ta seal kohtub Jumalaga Siinai mäel ja kuule, see oli ikkagi tase, mis elu ikkagi, kuidas moodi Mooses suhtles Jumalaga. Aga sellel oli oma hind, et ta oli ka palju aega pühendanud nagu omaette Jumalaga olemises ja võib-olla siis lihtsalt elu elas seal oma lammastega ja nii edasi. Ma räägin teile üks huvitava loo. Näiteks oli õigeusu munk, tema nimi oli mingi, kas mul pärastpool oli kuskil see kirjas, võib-olla ma nimetan, kui ma leian selle nime pärast, ma praegu siin ei tule ette, aga nõukogude ajal hakati kiusama munkasid taga ja neid ei lubatud enam kloostrites elada. Neid sunniti minema töölaagritesse, ka Frutšovi ajal just, et oli see lugu. Ja tihti nad põgenesid siis näiteks ära ja oli üks koht, kuhu mungad põgenesid, oli Kaukaasia mägedesse. Seal on suured mäed ja see oli kuskil 1960. aastatel. Nüüd KGB hakkas kammima oma armeega süstemaatiliselt läbi neid Kaukaasia mägesid ja otsiti üles kõik mungad, kes peitusid seal. Peamiselt olid seal mungad. Seal võib-olla võis veel usklik olla, aga niisugused mungad. Ja neid saadeti lihtsalt sunnitöölaagritesse. Nagu ikka Siberi või kus omal ajal käis, eks ju. Ja siis on üks niisugune huvitav lugu. Seda lugu ei ole otseselt nagu ta oli nõukogude aeg ja ega seda kirjastatud või kirja pandud väga otseselt ei ole, sest see oli niisugune omalaadne lugu, seda ei tohtinud niimoodi kirjutada üles avalikult. Aga see liikus suust suhu ja see oli, see rahva seas oli see teada lugu. Et üks helikopteripiloot, sõjaväelane ja parteiliige, kogemustega lendur mägedes, sai ülesandeks jälgida helikopterilt rühma munkasid. Allpool ronisid mungad mäkke. Ja veidi madalamal lähenesid neile sõdurid. Ja sõdurid piirasid neid. Ja helikopteri juht siis leidis mungad üles ja ütles, et näed, mungad liiguvad mäe tippu,
et tulge neile nagu piiramisrõngas järele ja suruge need mäetippu ja nad ei saa kuhugi ära põgeneda, nad on meil peos. Neil ei ole kuhugi minna ja võtame neid kinni. Ja maa ütles, jaa, selge, tuleme. Nii et operatsioon oli kestnud neil juba 2 päeva ja nad olid 2 ööpäeva koos koertega otsinud neid munkasid seal mägedes. Ja mungad niimoodi püüdsid nagu põgeneda nende sõjaväelaste eest. Ja nüüd jõudsidki mungad mäetippu ja piloot tegi veel ühe ringi ja munkade juures ja siis jäi nende kohale niimoodi lendama. Nii et helikopteritiivikud sasisid nende riideid ja habemeid, sest munkadel on pikk habe, et siis helikopter tegi seal oma tuult neile. Ja piloot andis tuledega märku, ütles, nüüd on läbi, andke alla. Aga siis mungad, neid oli täitsa mitu munka seal ei olnud nagu üks munk, seal oli kohe mingi grupp neid. Ja nad võtsid käest kinni, põlvitasid ja palvetasid mõnda aega. Seejärel, kusjuures seal oli suur kuristik. Nad olidki nagu lõksus, et sealt edasi oli suur kuristik. Astusid nad vaiksel sammul kuristiku poole ja siis see piloot juba mõtleski, et mida, et kas nad teevad kollektiivse enesetapu nüüd, et hüppavad kõik koos alla, et ei taha ennast kätte anda. Ja juba piloot ütles neile, et kuule, et tulge ruttu, et need tahavad vist kaljuservalt alla hüpata. Aga siis nad ütlesid, et jaa, me oleme 5 minuti kaugusel, et me tuleme kohe, öeldi sealt maa poolt. Aga piloot siis muudkui ka valvas neid ja ühel hetkel, see oli isa Feodoosi, siin kohas on märgitud ära, või see staarets Feodoosi, läks kaljuservale ja lõi nagu neid ristimärke endale ette. Ja siis ta lõi ristimärke ka kuristikule suunas, niimoodi. Ja astus õhku ja jäi õhku rippuma. Ja hakkas, ja siis see piloot kirjeldab, et tal tõusid juuksed peast püsti, kui ta seda olukorda nägi. Sest tema ütles, et tema õhus nägi väga selgelt, et nad reaalselt ongi õhus. Nad ei ole, et ta ripubki õhus. Nii. Ja seejärel hakkas see munk aeglaselt astuma, nagu kõnniks õhus nähtamatul teerajal. Ja ta ei kukkunudki alla. Ja järjest astusid ka teised mungad järele, moodustades ahela ja kadusid pilvedesse. Piloot oli nii šokeeritud, et peaaegu kaotas helikopteri üle kontrolli ja oleks õnnetus juhtunud, aga suutis maanduda lagendikule. Ja umbes 20 minuti pärast hoopis jõudsid need sõdurid kohale ja olid maru vihased, et kus te lubasite, et mungad on siin, kus mungad on. Aga piloot ütles, et nad läksid taevasse. Nad läksid taevasse. Ta ütles, et ei usu nagunii minu selgitust. Ja tähendab, ükskord hiljem kutsus siis, eks ju, KGB teda oma kontorisse ja siis üritati veel nagu tõsisemat selgitust saada olukorrale, et mis seal tegelikult toimus, et 2 päeva ajame munkasid taga ja mungad on kohe käes ja korraga nad kadunud. Mees läks siis sinna oma nii-öelda ülemate juurde, ütles, et nagunii te ei usu seda selgitust. Võtke minu parteipilet, andis lahkumisavalduse, lasi ennast ristida ja sai usklikuks. Nii et need olid sellised huvitavad, eraklikute elu ja vaata, kuidas pühendavad ennast Jumalale. Ja muideks see sama munk oli ka nõukogude ajal üsna tagakiusatud. Kusjuures ta ei läinud tookord taevasse. Ta elas veel päris kaua. Nad käisid väiksel jalutuskäigul. Ma nüüd lugesin välja, et neid leiti üles ja see Feodoosi elas veel, ma ei tea, kas 2003. aastani. Ta elas 97 aastaseks, aga selle helikopteri jaoks läks ta taevasse. Ja selles suhtes, teda kiusati taga, seal oli Vene ajal ju karmid nõuded, et ei tohtinud ju, pead kuskile sisse kirjutatud olema, ei tohi nagu niisama õhus rippuda ja siis ta kuskil mingi,
ta oli kunagi aidanud vist Hruštšovi naist ja tänu sellele ta sai vist sinna Ukrainasse ikkagi lõpuks sissekirjutuse ja ta sai viibida vist üsna palju aega elust seal Ukraina kloostris. Et ta võis seal ametlikult juba olla. Kas mitte temaga ei olnud veel niisugune lugu, et mõnikord tuli tema juurde seal kloostris tol ajal selline ateistlik nõukogude inimene ja kellel oli 2 kõrgharidust ja siis tähtsalt teatas seal, nad käisid küll kloostrit vaatamas nõukogude ajal, eks ju, nad otseselt ei olnud keelatud kloostris käia, aga käidi ja vahel isegi naerdi või niimoodi nagu halva suhtumisega, et vaata neid imelikke, kes siin on ja vaata neid katakombe, kes seal on, hoiavad seal oma pühad luid ja. Aga siis ükskord siis üks tähtis õppinud naine tuleb ja ütleb, et mul on 2-kordne kõrgharidus. Feodoosi oli talle vastanud, et sa oled hull. Sa oled hull. Sellepärast, et Piibel ütleb, et ainult meeletu ütleb, et Jumalat pole olemas. Jah, et seis on väga hull. Meeletu. Ja. Et oli huvitav lugu. Mina ka lugesin, sellepärast ma nagu hakkasin huvitama, et kui neid lugusid hakkad lugema, siis mõtled, päris huvitav ju tegelikult seal kaevata natuke ringi, et mis toimunud on. Ja ma arvan, et just see keel jääb takistuseks, et need ei ole nagu väga lihtsasti võib-olla nii-öelda meie tekstidega kribada ja leitavad. Vene keeles nagu hakkama nagu guugeldama, nagu vene tähtedega. Nad ei tule esile eestikeelsete tähtedega otsides, need lood. Et hakkad nagu tõlkima selle otsingu fraasi, mida sa otsid või mingid asju vene keelde ja siis hakkab nagu neid lugusid kuskilt sealt tulema. Aga meie keeles nad ei ole hästi kättesaadavad nagu ja inglise keeles ka ei ole. Nad ei tea nendest midagi eriti nendest lugudest. Need on sellised, nii-öelda Venemaa siselood ja kes teab, mis nad seal kõike teevad seal Venemaal, eks, et oma õigeusust ei huvita ka. Aga tegelikult on huvitav vaadata neid. Ja seesama munk profeteeris ka seda, kui Ukraina astub NATO-sse ja Euroopa Liitu, siis tuleb meie õigeusu kirikule ja riigile kohutav õnnetus. Selline oli ka tema prognoos või profeteering. Muidugi ta suri ise 2003 juba, et see oli kuskil enne seda profeteeritud. Ja aga ta nägi küll seda Ukraina nii-öelda vabadust, seda teist vabadust, mis tuli. Aga vaataksime veel ka Piiblist, seepärast, et tegelikult ütleme, me elame väga palju teiste usu varal ikkagi. Ja kui sa võtad näiteks Hebrea kirja 11 peatükk lahti, siis sa võiksid selle joonistada ja mis sa selle saavutaks, oleks see, et sa saaksid kiriku, kus on palju ikoone. Sest seal on nii palju nimesid ja kui sa need kõik pilti paned, siis ongi su kirik ikoone täis. Või selliseid, nagu ütleme, pühade pilte täis. Ma ei tea, mis see ikoon tähendab, aga pühade pilte, eks ju. Sest see sisuliselt, ütleme, kõige usklik joonistab selle rohkem nagu silma ette sulle, et sul on kirik täis, meil ei ole, meil on ahi, meil on vähe atribuutikat, eks ju. Aga tegelikult me elame usu varal ja ma nagu ei põlga seda mõtet, et sa võid ju joonistada, need on ka usklikud. Vaatad lakke, Jeesus ise, või kuidas neil on selle freskod ja et lähed üles, et seal kõige üleval oli Jeesus ja siis hakkab sealt alt olema neid muid piibli tegelasi. Aga kui sa võtad piibli kätte, tegelikult see ongi nii, eks see on mõnes mõttes usu kinnitus, kui sa näed neid teisi usklikke oma nina eest, et need olid usklikud ja nende võitlusi. Et ma ei ole siin mingi teoloog ja ma ei oska siin kõike. Ma pigem natukene uurin, mõtlen ja püüan aru saada, miks ühte või teist asja tehakse või püüan nagu kuidagi nagu enda jaoks nagu leida mingit seletust ja vahest küsin ka Jumala käest, miks see nii on, miks nad nii teevad või et aru saada. Nad on ju usklikud, aga miks nad nii teevad, ma ei saa aru näiteks või et küsida lihtsalt endalt Jumala käest kas või selgitusi ja ma usun, et Jumal annab selgitusi. Et nii, Piibel ütleb, usk on Hebrea 11.1. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ka esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Usu kaudu ta räägib veel surnunagi.
eks ju, nii, väga huvitavad sõnad. Et kui sa tood oma andi, siin on kirjas, usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain. No meil on vaja nii-öelda seda Aabeli õnnistust, Aabeli võidmist, kui me ohvrit toome. Siis me võime paluda, et Jumal anna mulle seda Aabeli võidmist, kui ma ohvrit toon, et see oleks nii hästi toodud, eks ju, et kehva ei oleks. Oleks hea, see oleks parem ohver. Näed, järgmine mees. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam. Need on need Jumala mehed, kellest näed, ma lihtsalt niimoodi mõtisklesin, et selle üle, et vaata, õigeusus on ka palju selliseid nii-öelda peale piiblit võetud pühakuid, eks ju. Aga need on need piibliaegsed pühakud, eks ju, need on Vanatestamendi aegsed, need on need Uue Testamendi aegsed pühakud, mida me loeme. Kes kirjutas Hebrea kirja, kas oli Paulus? Arvatavasti, see vist ei ole veel päris 100% teada. Õhku vist on jäänud, et kes kirjutas Hebrea kirja, on natukene õhus, jah, võib-olla ei. Aga selles suhtes alati me elame kellegi varal, eks ju, vaadake, kui palju on siin neid kangelasi, kellest on juttu. Ja mina näengi, et võtame näiteks Noa. Tänagi kõlas see sõna Noa ja Loti päeval, eks ju. Et meil on vaja midagi ehitada. No meil on vaja seda Noa õnnistust. Aga Jumal, anna mulle seda maja ehitada nagu Noa ehitas. Või tegelikult Noa kohta on tegelikult nii öeldud. Meil on vaja ka maja, meie pere pääseks nagu Noa ajal, eks ju. Nüüd me peame paluma, et Jumal, päästa meid sellel kurjal ajal, nagu sa päästsid Noa, eks ju. Et tee meie perega nii, nagu Noa päevil, et oli kole aeg, oli kuri aeg, aga nagu anna meile seda Noa õnnistust, eks ju. Et meie pere pääseks sellisel ajal, nagu praegu on. Kas mitte ei ole praegu kuri aeg, eks ju. Ja Jeesus ütles ka, kui see mitte Jeesus öeldud, kes siin ütles Piiblis, et viimsed ajad on nagu Noa päevad või Jeesus ütles, jah. No, ja selles mõttes me peame paluma väga julgelt ka seda, ma usun, et Jumal anna meie perele õnnistust, et me jääksime ja pääseksime nagu Noa päeval. Et me mingil määral nagu toetume sellele Noa ette elatud elule, tema ette elatud usule, tema sellisele rajatud teele, eks ju, et see on ju tegelikult, Jeesus toob ise esile selle mehe näitena. Nii et see on ka suur õnnistus, et me vaatame võib-olla piiblit vahest ka nagu see, ma jäin nagu mõtlema, et ma vaatan ka piiblit nagu selle mõttega nagu õigeusklikud, et kes hästi paljusid selliseid pühasid kogu aeg nagu toovad ja nagu ka esile. Ja mõtlevad läbi nende elu, tänavad nende eest ja püüavad nagu sellest õnnistust osa saada. Me oleme kõik need välja viskanud, meil on nagu, me räägime küll sellest, aga me nagu, ma ei oska seda hästi seletada, aga ma tõmban nagu, et aru saada, miks need pühakud on nii tähtsas kohas näiteks õigeusus. Püüan nende jaoks mõtestada. Ja kuna see on, näiteks võtame Saara. Et isegi Saara sai usus väe suguvõsa rajamiseks. Nüüd, kellel on vaja suguvõsa ei tule edasi, eks ju, kellel ei sünni lapsi. Jumal, palun seda Saara õnnistust enda ellu. Et mul hakkaks tulema neid lapsi, eks ju, ja siin on nagu, ta on ette käinud selle usutee. Meil on vaja seda Saara õnnistust. Kui see tütarlaps või naine mõtleb, et miks mul see ei juhtu, Jumal, tuleta talle seda Jumalale seda Saarat meelde, ütle, nagu sa talle andsid, anna mulle ka. Eks ju. Jumal on kõik seal taevas, need Saarad seal. Ja tal tuleb hästi ette küll. Saara kõnnib seal ringi. Kui sa meenutad Saarat, siis Saara ongi seal. Kui sa meenutad talle neid piiblitegelasi, siis need on tal seal lähedal ju. Vaatab, nagu Peetrus või? On jah, Peetrus kõnnib siin. Ja. Et sa nagu tegeled Jumalaga niimoodi, et tuletad talle nagu neid lähikonna inimesi meelde, et mul on ka vaja õnnistust, nagu sa talle andsid, kes su kõrval seal kõnnib. Amen. Et ja
et niisugused mõtted. Mungad olid palju muidugi üksikud, palju aega üksinda, eks ju. Nad seal Kaukaasia mägedes lausa kaevasid endale koopaid ja elasid seal koobastes, kes selles puutüve sees näiteks. No. Keegi elas seal 9 meetri ümbermõõduses puutüve sees, et ta oli kaevanud või labidaga kõik ümbert selle mäda välja ja siis puutüvi oli piisavalt tugev ja sinna sai endale nii-öelda kodu rajada ja siis tal oli seal 3-kordne maja seal puutüve sees, et üleval hoidis toitu, seal oli, et hiired ligi ei saaks ja vist kuskil seal vahepeal magas ise ja niisugune huvitav eluviis, väga askeetlik muidugi. Ja. No aga meie kui lääne inimesed, kuule, meil on tervendav natuke mõelda sellise askeetluse peale. No, me ajame ainult nagu mingi jooksema asjade järel, reklaam vilguvad nina ja mida sa kõik jälle ostma pead ja me oleme nii väsitatud sellest tegelikkuses. Et aeg on natukene nagu vaadata, et natuke teist maailmapilti on ka olemas siin maa peal. Ja palju rahulikum võib-olla, looduskesksem ja enda hing rauneb maha, kui niimoodi mõtled. Teinekord sa võid võtta perioodi elus ja elada täitsa niisugust rahulikku, vaikset ja niisugust nii-öelda munga elu. Palju lihtsam hakkab võib-olla, kui rabeleda. Kõigega võidu joosta, naabriga võidu joosta või mida iganes. Eks? Ja selles mõttes Hebra kiri 12 peatükk ütleb, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Nii. Siis väga huvitav valdkond oli, mida ma veel nagu natukene avastasin, oli see, et seal venekeelses saitides lugedes olid õigeusu palved. Neid on nii palju, ma avastasin. Need on ette kirjutatud sellised palved igaks elu olukorraks, pühade puhuks ja põhilised suunad olid, et palved, hommikupalved, õhtupalved, ettevalmistus armulauaks, ülestõusmispühade palved, tunnipalved, muideks iga tund, ülestõusmispühade ajal üks palve, lühipalved ja kiriklikud laulud, siis on palved malitve svjatõmm, pühakute tehtud palved. Et nagu pühade, vaata nemad tihtipeale on, piiblis on ka, me näeme ju pühade palveid siin. Siin on tekstina Maaria ülistuslaul, eks ju, siin on tekstina Moosese ülistuslaul. Terve psalm on täis ju Taaveti laule ehk palveid. Nii. Ja nemad on ka tegelikult üles tähendanud ka veel hilisemad pühade inimeste palveid ja nad loevad neid veel, ütleme, samamoodi ka kui palveid. See on püha inimese palve ja loevad siis neid ka. Ja siis on ka erinevaid mitmesugused palved. Ma vaatasin päeva algus. Oled ärganud unest, enne kui alustad midagi muud, seisa aupaklikult. Kujutledes end kõige vägevama Jumala ees, tee ristimärk ja ütle. Meie järg ei alusta vist päeva nii, et kujutleme ennast. Aga vaata siin, mulle tundus nagu kuidagi tore ja armas neid lugeda, neid palveid, eks ju, et kuidas on ühel maal ja rahval. Antud, kuidas hommikult ärgata, kui sa oled tõsinuusklik. Siis kõik palved on need piiblist välja korjanud. Näiteks, kui maksuvõtja ütles Luuka 18.13 ühe palve juhuslikult, mis piiblis on kirjas, ma ei tea, kas ta nüüd juhuslikult on, aga seal on kirjas, Jumal, ole mulle patusele armuline. Siis see on palve ja seda tuleb hakata lugema. Jah, maksuvõtja palve. Jumal, ole mulle patusele armuline. Nii et kõik ametnikud, tolliametnikud, teie palve on see. Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja siis sinna sulgudes on pandud kummardus, et sa pead kummardama ka. Et see on huvitav lugeda lihtsalt, omamoodi tore, et millised vahvasti on võetud neid palveid ja rakendatud nagu Jumala teenistusele. Kuidas sulle tundub, kuidas on huvitav lugeda või mõelda selle? Me oleme baptistid, eks, et me eriti ei kaeva seal ringi, nii-öelda. Aga vahest on huvitav natukene vaadata. Ja palve pühale vaimule hommikul kohe.
taevalik kuningas, trööstija, tõevaim, kes sa oled kõikjal ja täidad kõike, heade varalaegas ja eluandja, tule ja ela meis, puhasta meid kogu rüvedusest ja päästa hea meie hinged. Ja nüüd palvetatakse korraga siis ka kolmainsuse poole. Püha Jumal, püha vägev, püha surematu, halasta meie peale. Ja siin on kirjas, loe 3 korda koos ristimärgiga ja vööni kummardusega. Lihtsalt üks huvitav faktid lugeda, kuidas on pandud sulgudesse, mida peab tegema, kuidas käib, nii. Natuke aru saada meie õdedest ja vendadest Venemaal. Selleks tuleb natuke uurida, näed. Need on asjad ette antud. Sa mõtled, kuidas nad teavad, kui nad alati neid asju teevad, aga neil on õpetus, kuidas seda teha. Au Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja alati igavesti. Aamen. Ja siis on palve Püha Makarios suurelt. Nüüd on keegi siis hilisem usklik. Jumal, puhasta mind patust, sest ma pole iialgi teinud midagi head su ees, kuid vabasta mind kurjast ja sündigu minust sinu tahtmine. No, ma ei tea, kui hea tõlge see nüüd on, aga et ma võiksin mitte hukka mõistetuna avada oma vääritud huuled ja ülistada sinu püha nime, Isa, Poega ja Püha Vaimu, nüüd ja alati igavesti. Aamen. Siis on õhtupalved, eks ju, ja aga Piibel ütleb Ilmutuse raamatu 5:8. Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need 24 vanemat heitsid maha talle ette, igal ühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte, need on pühade palved. Nii et seal kirikus on ka palju neid suitsutusrohte ja kausse, eks ju, ja Piibel ütleb, see on nagu selle järgi tehtud, eks ju. Väga ilus palve oli palve Isamaa eest, eks ju. Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, võta vastu see meie, sinu vääritute sulaste innukas palve ja andesta meile kõik meie patud. Mäleta kõiki meie vaenlasi, neid, kes meid vihkavad ja meid kahjustavad ja ära tasu neile nende tegude järgi. Paned seda tähele, mida nad paluvad? Mõtled, kurjad venelased, ära tasu neile nende tegude järgi. Noh, eks. Vaid oma suure halastuse pärast pööra nad ümber. Nii et nad palvetavad meie Eesti pärast, kes siin tegeleb ka ohtlikute asjadega võib-olla. Uskmatud tõelisele usule ja vagadusele. Usklikud aga eemaldugu kurjast ja tehku head. Meid kõiki ning sinu püha kirikut vabasta halastavalt oma kõikvõimsa väega ja kõigest kurjast ohust. Vabasta meie Isamaa õelatest, jumalatutest ja nende võimust. Kuule oma ustavate sülaste valusat ja murelikku hüüdu, kes päeval ja ööl sind appi hüüavad. Halastusrikas Jumal ja päästa nende elu hukatusest, anna rahu ja vaikus, armastus ja kindlus ning kiire leppimine oma rahvale, kelle sa oled lunastanud oma auväärse verega. Isegi neile, kes sinust taganenud ja sind ei otsi, ilmutagu end, et keegi neist ei hukkuks, vaid kõik pääseksid ja jõuaksid tõe tundmisele, et kõik üksmeeles ja lakkamatus armastuses ülistaksid sinu ülistusväärset nime, sa kannatlik ja leebe Issand, igavesti ja igavesti. Aamen. No see tõlgi on nagu ta on, eks ju, ma kasutasin tänapäevaseid vahendeid, et see ära tõlkida, eks ju, kiiresti. Ma ei ole seda mingi professionaalselt. See on nii-öelda odav tõlge, see ei ole kallis tõlge. Tõlkebüroo on kallim, kui hakkad tõlkima, et siis seal on 2 varianti, et kas ostad odava tõlke või kallima tõlke. Aga mõtled, kui sa vaatad palve Isamaa eest ja nad üldse ei pahanda oma vaenlastega, nad paluvad, et vähemalt see kirik palub nii, et vaata kui ilusti, eks ju. Panite tähele? Väga hea. Ja seal on veel palju erinevaid palveid. Ma lihtsalt lasin selle nimekirja nüüd välja, et palved haigete tervenemise pärast, palved iga eseme pühitsemiseks. Palved enne ja pärast igat head ettevõtmist. Palved püha vee vastuvõtmisel, palved enne ja pärast toidu söömist. Palve rüvetusest puhastamiseks, palve armastuse suurendamiseks ja vaenu juurimiseks. Ärajuurimiseks, jah.
palve nende eest, kes meid vihkavad ja meile liiga teevad. Palve uskmatute ja eksinute eest, palve perekondlike tülide korral. Abikaasade palve laste saamise pärast, palve enne õppimise alustamist, palve halvasti õppiva lapse eest. Rasedate naiste palve õnnelikuks sünnituseks, palved Jumala ema ikooni sünnitusabi andja ees. Seal on veel niisugused pühid, ma ei oska neid täna kommenteerida kõike, kuidas see käib. Pühale õndsale Ksenia Peterburlasele. Palve suurmärter Theodor Staretsile või. Ühesõnaga, siin on palju selliseid palveid, ma ei ole uurinud, ma loen pealkirju, eks ju. Palve põllul, palve võrkude ja kalavõrkude õnnistamiseks, palve karja õnnistamiseks, palve paadi ehitamise puhul, palve rehe juures, palve seemnete üle, palve viinamäe istutamise puhul, palve vangis olevate eest, vangipalve Jumala emale, vangipalve kaitseenglile, vangipalve vangikongis, vangipalve Risti ja Johannesele, eks ju, ja nii edasi. No kuidas tundub? Päris palju palveid, mida nad palvad. Aga ütleme, meil on harjumatu, et miks nad räägivad seal nende pühakutega. Muideks Jeesus, mäletate, kui ta läks muutmise mäele, kellega ta rääkis? Moosese ja Eeliaga, eks ju. Jeesus ise ütles, et Peetrus ja kes seal tulid kaasa ja läksid sinna muutmise mäele ja kusjuures mul ongi see kirjakoht välja võetud. Luuka 9. peatükk, no võtame selle ette. Luuka 9. peatükk. Eks ju. Ega need ei ole surnud, need elavad, eks ju. Ja palve Luuka 9, ei mitte palve, vaid Luuka 9. peatükk ja mingi 28 maks. Et ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündisid Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Koobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja ta riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja näe, 2 meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelia, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema elu otsast, sellest, mis tal Jeruusalemmast tuli täide viia. Amen. Et ka seda, pühad räägivad, näed, ka peale surma on tulnud Jeesust isiklikult kinnitama. Ja ärme põlga ka õigusku, kui nemad ütlevad, et mõni püha teda kinnitab, eks ju. Aga võib-olla kinnitabki ja tulebki teie juurde. Ja tulebki nende juurde ja kinnitabki, sest vaata, kui ma enne lugesin Hebra 11, eks ju, ma ise ka imestasin, praegu tuli nagu silma ette see, et ma võtan korra veel selle Hebra 11 lahti, eks ju, et see tuli niisuguse huvitava niisuguse nurga alt, et ja Jumal andis neile andidele kohta tunnistuse ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Ta räägib, mitte see, vaid ta räägib. Et meie need pühad ei ole surnud, nad elavad, eks ju, seal taevas. Ja need lugusid on palju ja need väga huvitavaid lugusid on nendel, nendel ongi komme nagu palju lugusid üles tähendada ja panna kirja ja koguda, mis on juhtunud ja neid imesid. Ja mis mind veel pani nagu mõtlema üks päev eriti, et nendel on, nagu me oleme tähele pannud, minu abigas on ka õpetaja. Ja tihti praegu Eesti õpetajad on ikkagi kurtnud, et kuidagi nagu selline autoriteet on nagu õpetajal langenud ja kuidagi see olukord on selline, et võrreldes võib-olla vanasema ajaga, et natuke niisugune raskem on, et lastel palju õigusi ja kõik niisugune, ei tohi teda näpuga puutuda või midagi sinnapoole, et nagu väljakutse, et kuidas sa nagu selle autoriteedi nagu tunnis paned maksma ja aga ma õppisin kunagi ise koos vene õpetajatega, Narvast oli neid palju, mul on ka tegelikult olemas õpetajaharidus, ja ma õppisin niimoodi kuidagi hästi kergelt töö kõrvalt ja ma väga isegi ei süvenud, ma sain niimoodi üsna lihtsasti kätte selle hariduse. Ma käisin muidu tööl, aga mind pandi õppima koos õpetajatega, kes juba
töötasid õpetajana ja ma sain ka õpetajahariduse niimoodi kätte. Üsna lihtsasti tegelikkuses, et nagu ma ei pidanud isegi käima iga päev koolis, iga nädal. Et meil oli nagu see õpetajate versioon, kus üle 2 kuu või kuskil niimoodi käidi koos ja lõpuks 4 aasta pärast sain ka nagu selle hariduse kätte. Ja seal oli palju vene õpetajaid ka, muusikaõpetajad, ma olin muusikaõpetajatega. Ja siis tuligi seal ka vist jutuks, et neil on nagu kord paremini käes seal vene koolides, et autoriteet on õpetajatel nagu suurem. Aga vaata, see tuleb võib-olla ka sellest kõigest, sellest rohujuure tasandist, sellest õigeusust. Seal on see võimu vertikaal ülevalt alla palju paremini korras ja tohutu austamine. Nad austavad igat pühakut, püha inimest. Austamine on neil veres. Sa lähed ju kirikusse, mis sa teed seal? Austad. Veel kord austad. Ja kuidas sa siis seal koolis seda õpetajat ei austa? Austad küll. See on verre läinud. 1000 aastat on. Ma arvan, et see on natukene niisugune eripära, mis tuleb ka sellest kiriku mõjust. Meie oleme siin, ei ole nii usklik rahvas olnud ja näed, nad palvetavad meie pärast, oli kirjas, et paganikud saaks usklikuks, nii et halleluuja, tänu Jumalale nende eest, et palve käib. Ja nii et usume, et lihtsalt, et mõista. Ja siis lõpetuseks, ma ei tea, palju ma juba rääkinud olen, aga mida iganes, natuke jõuame. Seepärast, et see oli huvitav lugu, mitte väga kaugelt meie enda Eestimaalt lugu. On, ma ei tea, kas te olete kuulnud sellist, teda kuulutati ka pühakuks, püha õiglane Johannes Kronstadtist. Keegi on kuulnud niisugust meest? Ei ole? Väga hea, siis ma saan tutvustada. Et see ongi see, ma arvan, et mille pärast meil seda informatsiooni ei ole, et see liigub vene keeles ja seda peabki guugeldama vene keeles. See on nii tuntud inimene Venemaa ringkonnas ja ka õigeusklike ringkonnas, et kõik praktiliselt teavad seda, kes oskavad vene keelt ja kes on seal ringkonnas natukene elanud või, see kindlasti on läbi käinud. Aga teda kutsuti, ta sündis, aastaarvud nüüd, ta sündis, ütleme, kuskil, ta vist suri 1908, aga ta elas ka väga vanaks, ta elas üle 90, kui ma ei eksi. Või ma jään nüüd segamini, aga ühesõnaga ta suri ära enne revolutsiooni, enne seda suurt revolutsiooni. Ma väga kahjuks need aastaarvud jäid vist trükkimata. See oli veel sellise tsaariaja lood ja viimase tsaariaja lood. Vist, ma nüüd ei tea, kas Nikolai teine, ta vist tuli 1900 midagi või, Nikolai teine. Ja ta sündis vaeses peres ja ta oli niisugune laps, kes ei oskanud hästi rääkida ja tal oli probleeme ka õppimisega. Isa pani teda kooli, vallakooli või kuskil kihekonna kooli ja ütles, et sa pead kõvasti palvetama, et sa saaksid hakkama. Et sul on raskusi selle õppimisega, sest ta nagu juba tajus, et on raskusi poisil. Aga ühel päeval palve peale läkski tal lahti ja ta sai väga hästi hakkama koolis ja ta tundis, et nagu mingi asi nagu juhtus temaga ja ta lõpetas selle kooli väga kiiresti ära. Ja varsti ta isa ka suri ja kuna tal õppimine läks väga hästi, siis ta läks ka kuskile seminari õppima, kuskile, kus õpitakse preestriteks ja nii edasi. See osa on lühidalt nagu mul uuritud. Nii, siis, aga mis tema elus ilmnes? Et ta hakkas, see oligi huvitav, et ta võttis naise, ta sai Jumalalt nagu sellise pildi, et kuidas ta abiellub ja kuhu ta läheb ja siis ta ütleski selle lause, et kuule, on palju õnnelikke peresid, aga teenime meie Jumalat. Et neid õnnelikke peresid on palju, aga meie teenime Jumalat. Siuke huvitav moto oli tal. Ja tema pühendas oma elu hästi Jumala teenimisele. Tal võib-olla endal lapsi ei olnudki, aga ta teenis väga palju inimesi. Ta läks sinna Kronstadti, see on Peterburist mitte väga kaugel, üks koht. Ja sellepärast hakati teda hüüdma Johannes Kronstadtist. On või?
no kuulge, no see on puhta Eestimaa ju. No vaata, ma ütlesin, ma ei ole väga hästi uurinud, aga no näed, slaava Bogu. See on peaaegu meie lugu ju, Johannes Kroonlinnast. Võite vabalt naerda, see on tõesti rõõmukott. Ma lihtsalt loen Johann Kronstadtski, no mina ei viskanud nagu ette, et see on Kroonlinn. Näed, ei tunne nii hästi seda keelt ja ajalugu ikka. Kroonlinn. No selge, lähme edasi. Tulime järjest, näed, saime lähemale Johannese. Elas seal ja väga palju Johannese, ma loen parem, mis ma siin. Kutsusid teda jumala hulluks. Mingil ajal keelas piiskopkond isegi talle palga kätte maksmise, sest ta jagas kõik kuni viimse kopikani vaestele ning teda kutsuti aru andma. Johannese palve peale toimusid ja toimuma ka pärast tema õndsat surma paljud imed ja tervenemised. Tema palve ja kätte peale panemise läbi tervenesid ka kõige raskemad haigused, mille puhul meditsiin oli jõuetu. Ime tegusid toimus nii eraviisiliselt, suure rahvahulga ees kui ka kaugjuhtimisel või nagu distantsilt. Piisas vahel lihtsalt kirja või telegrammi saatmisest, et tervenemine aset leiaks. Eriti märkimisväärne oli ime, mis toimus kõigi silme all ühes Suvorovski külas ja mille juhuslikult kirjeldas seal viibinud Sõjaväeakadeemia professorite komisjon 1901. aastal. Naine, kes oli aastaid kurjadest vaimust vaevatud ja toodi isa Johannese juurde teadvusetus seisundis, sai mõne hetke jooksul täielikult terveks. Isa Johannese palve peale said nägijaks pimedad. Kunstnik Životovski kirjeldas imepärase vihmasaju saabumist piirkonda, kus valitses põud ja metsapõlengu oht. Pärast seda, kui isa Johannes seal palvetas, see juhtus peale seda, isa Johannes tervendas oma palve jõul mitte ainult õigeusklikke venelasi, vaid ka moslemeid, juute ja isegi välismaalasi, kes tema poole pöördusid. See imet tegemise suur and oli tal loomulik tasu tema suurte tegude eest, palvevaevade, paastude ja ennast salgava armastuse eest Jumala ja ligimeste vastu. Peagi hakkas kogu usklik Venemaa voolama selle suure ja imelise imetegija juurde. Alguses läks tema rahva juurde oma linnas. Algus tuli, kuidas ma seda ütlen, kuid nüüd hakkas rahvas tema juurde tulema igast ilmakaarest. Ütleme, alguses tulid oma linnarahvast tema juurde, pärast tulid üle Venemaa igast ilmakaarest. Tuhanded inimesed saabusid igapäevaselt Kroonlinna, nüüd ma ütlen nii, et näha isa Johannest ja saada temalt abi. Kujutad ette, 1000 inimesed saabuvad iga päev Kroonlinna. Et üks preester on seal. Ja veelgi rohkem tuli talle kirju ja telegramme. Kroonlinna postkontor avas tema jaoks eraldi osakonna. Kirjade ja telegrammidega koos voolas tema poole ka tohutuid rahasummasid heategevuseks. Nende ulatusest saab aimu ainult ligikaudu, sest isa Johannes jagas kõik kohe laiali. Kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt liikus tema käest aastas läbi mitte vähem kui 1 miljon rubla, ajalooliselt tohutu summa. Tollel aja kohta see pidi olema kosmose summa ikka, ma olen kuulnud väga väikseid rublasid, mida siin teeniti, talurahvas rääkis. Selle raha eest toitis isa Johannes igapäevaselt tuhandeid vaeseid, rajas Kroonlinna märkimisväärse asutuse töökodude maja, koos kooli, kiriku ja töökojaga ja varjupaigaga, asutas oma sünnikülas naiste kloostri ehk nunnakloostri ja ehitas suure kivikiriku ning Peterburis Karbolka jõe ääres naiskloostri, nunnakloostri, kuhu ta pärast oma surmaga maeti. See oli väga huvitav, et sinna, kus ta maeti, venelased jäid sinna veel käima hiljemgi. Isegi nõukogude ajal käidi seal teati, kus ta umbes maeti, kuigi üritati peita ja varjata, kuskil keldris ta seal oli. Inimesed käisid ja said terveks seal, seisid salaja seal keldri akna juures. Miilits valvas neid, aga teadis küll, milles asi on.
jah, huvitavaid lugusid veel. Sai õpetanud lastele, või ta oli ka õpetaja mingi aeg koolis aga ta pidi selle kooliameti jätma, sest tal tekkisid mingid probleemid seal, et ta hakkas igat last ta hakkas ka kõige hullemast lapsest tegema head õpilast. Tal isegi õnnestus see, et ta nagu võttis kõige laisema, nagu siin kirjas oli, ja hakkas teda treenima ja tast sai enam-vähem täitsa tubli õpilane, et nad arvasid, et ta läheb liiale, et peab pigem karm olema ja niimoodi. Ja sai oma kooliametist varsti lahti, aga see oli ka sellepärast, et tal oli väga palju vist seda teenimistööd veel ees. Et kuskil oli, ta tõusis, selle tipphetkel, kui ta teenis, kujutad ette, ma loen, et mõista kogu selle erakordse töö raskust ja suurust tuleb ette kujutada isa Johannese ühte päeva. Ta tõusis igal hommikul kell 3 ja valmistus jumalikku liturgiat, ehk siis jumala teenistust. Siis umbes kell 4 suundus ta katedraali hommikusele teenistusele. Seal ootas teda ees juba hulk palverändureid, soovides vähemalt tema õnnistust. Samal ajal palju vaeseid, kellele ta jagas almuseid. Hommiku lugemisel luges ta alati ise kaanoni, pidades seda väga oluliseks. Enne liturgiat toimus piht, kuna pihile tulijaid oli tohutult, tuli pidada ühispihte. See mõjus kõikidele osalejatele võimsalt, paljud tunnistasid patte kõva häälega, kardmatult ja häbeneda. Andrease katedraal, mis mahutas kuni 5000 inimest, oli alati rahvast täis ja seetõttu kestis armulaud kaua. Liturgia ei lõppenud kunagi enne keskpäeva. Nii, et saite natuke aimu, mis siis toimus seal Kroonlinnas ja see on niisugune mees nagu Johannes sealt Kroonlinnast. Tema matused olid võimsad muidugi. Kell on nüüd nii palju, et ma hakkan lõpetama. Ta on öelnud, õpi Venemaa uskuma maailma saatust juhtivasse kõige väelisse Jumalasse ja õpi oma pühadelt esiisadelt usku, tarkust ja meelekindlust. Issand on usaldanud meile, venelastele, suure päästva talendi, õige usu, tõuse vene inimene, kes õpetas teile sõnakuulmatust ja mõttetuid ülestõuse, mida varem Venemaal polnud. Lõpetage hullumeelsus, aitab juba kibeda mürgise karika joomisest, nii teile kui Venemaale. Jutt käib nendest revolutsioonidest võib-olla, mis seal olid õhus. Vene riik kõigub ja vapub, on langemise lävel. Kui Venemaa asjad jätkuvad niimoodi ja jumalatud ning anarhistlikud hullumeelsed ei saa seaduse õiglast karistust ning kui Venemaa ei puhastu paljudest umbrohtudest, siis ta jääb tühjaks nagu muistse aegade kuningriigid ja linnad, mis jumala õiguse läbi maa pealt pühiti nende jumala vallatuste ülekohtuste tõttu. Vaene Isamaa, millal sa kord taas õitsed? Ainult siis, kui sa hoiad kogu südamest jumalast, kirikust, armastusest tsaarile ja isamaale ning moraalsest puhtusest kinni. Ja muidugi tema matus oli ka olnud suur, kuid isa Johannese matustes osales 10 000 inimesi ja tema haua juures toimus siis ja hiljem palju imesid. Need olid erakordsed matused. Teel Kroonlinnast Orientbaumi ja Balti jaamast Peterburis, Balti jaam oli ka paksult rahvast täis, kui see matus tuli. Ja kõik püüdsid minna sellele matusele. Nii et väike ülevaade sellest mehest, jumalamehest, eks ju. Aga ma lõpetan tänaseks ja ma usun, et juba informatsiooni on väga palju. Ja kas te saite natukene, oli teil tore, huvitav, ma loodan, et oli, sest endale oli ka huvitav, kui ma neid asju lugesin, minust nagu ei ole nagu kuulnudki, tekkis selline tunne, et kus need lood on, et ma nagu, näed nagu praegugi, et Kroonlinnas need lood juhtunud, aga ei ole nagu kuulnudki. Amen. Aga teeme täna konkreetse lõpupalve ja anname pastorile üle ja meil tuleb ka armulaud. Nii. Tänu Jeesus sulle selle pühapäevase hommikuse aja eest, kus me võtsime aega ja natukene mõtlesime ka selle kõrval
oleva usu peale, mis siin, need on ka pühad, nagu piibel ütleb, et kõigi pühadega koos tunnetame, saame kuidas on, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. Ja me püüdsime täna koos kõigi pühadega seda natukene tunnetada ja me palume, et õnnista meie arusaamist ja mõtteid ka edasi. Jeesuse nimel, aamen.